Teil on võimalik Impressis oma esitluse mis tahes objektile. On selleks siis näete kohatäide, kus on tekst või mõni joonistatud objekt või lisatud pilt. Kui te soovite sellele objektile lisada animatsiooniefekti, siis selle tarvis tuleks kõigepealt soovitud objekt ära märkida ja paremal paanis tuleks siis valida selline valik nagu oma animatsioon. Ja siin oma animatsiooni valiku all on siis ka kohe olemas efekti lisamise nupp. Ja jälgige, et see nupp on hall juhul, kui te ei ole ühtegi objekti valinud. Nii et kõigepealt valin objekti ja seejärel klõpsan lisa. Nüüd avanevas aknas on siis teil võimalus valida animatsiooni. Need animatsioonid on jaotatud siis kokku, võib öelda 4 kategooriasse. Sisenemine on see, kuidas slaid siseneb, kuidas slaidile siseneb see konkreetne objekt. Rõhutamine, teda kuidagi tõstetakse esile. Erinevad liikumisteed, kuidas see objekt slaidi peal liigub. Ja väljumine, kuidas ta siis slaidi pealt väljub. Ja kui te neid valikuid siin teete, siis näete, et teile ka kohe üritatakse siin taustal näidata, et mismoodi siis selle objekti puhul seda konkreetset asja tehtakse. Ja saate ka siin valida kiirust, näiteks keskmine kiirus ja soovin, et siseneb sisse aeglane sisse lendamine. Näete, see on näha, et nool lendas sisse. Või ma soovin näiteks seda objekti hoopis rõhutada ja siin on erinevad kategooriad, põnev, mõõdukad, erinevate tasemete järgi ja näiteks siin siis plahvatus, see oli justkui plahvatus, vilkumine. Samuti on siin üleval siis erinevad väljumisteed, mis peaks loogiliselt võttes olema siis viimane animatsioon, mille objektile lisate. Ehk siis siit saate aru, et ühel objektile animatsioone võib lisada palju, aga järjekorras siis näiteks esimesena lisan sisenemise, klõpsan sobib. Nüüd lisan järgmise, klõpsan lisa. Ja seekord ma soovin teda rõhutada, näiteks plahvatus, sobib. Ja siis järgmisena ma sooviks veel kord lisan liikumistee, näiteks, et ta teeks selle liikumise mööda jooni, justkui nagu minul oleks siin joonistatud 5-tipuline täht, mida moodi ta liigub. Ja näete, et siis ta vastavalt ka nii liigub. Klõpsan sobib. Ja viimase asjana lisanupu alt võtan siis erinevad väljumised, ja lisan näiteks väljumiseks plussmärgi. Seejärel jällegi okei, sobib. Ja nüüd, kui ma natuke seda sektsiooni siit allapoole kerin, näete siis kõik need objektid on siin ilusti all nimekirjas näha. Te näete nende järjekorda. Te saate nendest noolekestest siin nende järjekorda ka muuta, et mis ennem juhtub, aga kindlasti ei tohiks juhtuda esimesena ega enne teisi väljumine, sest muidu ei jää need teised efektid näha. Ja kui te siit valite nüüd ka mõne konkreetse valitud animatsiooni, siis saate ka siin määrata seda kiirust veel kord. Ja saate ka määrata, et millal alustatakse selle animatsiooniga. Ehk siis kas klõpsamisel, koos eelmisega või pärast eelmist automaatselt. See tähendab seda, et kui mul on see esimene animatsioon on ära toimunud ja ma nüüd teise puhul märgin ära ja ütlen, et alusta pärast eelmist, siis see tähendabki seda, et see tuleb nagu niimoodi järjestikuste sammudena. Kõigepealt ta ilmub slaidile, nii nagu ma määrasin, ja siis ka kohe vastavalt teine animatsioon rakendub järgi. Kui te olete kõik oma soovitud variandid ära määranud, siis esitluse nupust võite ka kohe vaadata, kuidas see välja näeks. Ta näitab teile ära need sammud siin slaidi peal, kas siis konkreetse valitud kohta, või kui te tahate nüüd konkreetselt selle slaidi kohta näha, siis tuleks slaidiseanss käivitada. Ja nüüd vaadake, et kõik need 4 sammu siis selle noolega tehakse. Kõigepealt ta ilmub, siis oli see plahvatus, siis oli see liikumise tee ja nüüd ta väljub. Ja selliselt saate te siis animatsiooni efekte lisada mis tahes objektile, on selleks siis joonistatud nool või ruut või ring või lisatud pilt või diagramm või veel midagi. Nii et kõikidele objektidele, kaasa arvatud teksti osadele siin,
erinevates osades, ka näiteks siia ja siia igale poole on võimalus lisada animatsiooni.